Mis tunne on üles kasvada ainsa kuuljana kurtide perekonnas? Minu jaoks on see olnud kõige normaalsem asi üldse. Et pigem tekib mul küsimus, et mis tunne on üles kasvada kuuljate perekonnas. See on minu jaoks väga võõras maailm. Et ma ei oska sellele küsimusele hästi vastata. Kuidas kurdid unenägusid näevad? Kas rääkides või viibeldes? Inimesed on erinevad. Mõni näeb end unes rääkides ehk siis suheldes kuuljatega huulte kaudu, teine aga viibeldes. Kuidas kurdid mõtlevad? On 2 viisi. Ühel viisil mõtleb ta ikka viibeldes, teisel viisil aga moodustab sõnu või siis räägib. Kuidas kurdiks jäädakse? Kurdiks jäädakse sünnist, geenidest, õnnetustest või siis kaotatakse kuulmine haigustest ja muudest asjadest. Kuidas saavad pimedad mobiiltelefone kasutada? Klahvidega telefoni kasutamine on muidugi üsnagi lihtne, et vajutad klahve ja telefon siis ütleb, mis klahve sa vajutad ja või siis kus menüüs sa parasjagu oled. Aga tänapäeval siis saab täitsa hästi kasutada samuti puutekraaniga telefone. Nii Android operatsioonisüsteemiga kui ka iOS opsüsteemiga. Puutekraaniga on asi samuti lihtne. Võtad telefoni, paned sõrme ekraani peale ja hakkad mööda ekraani liikuma. Ja kui oled vajaliku asju üles leidnud, tõstad näppu üles ja koputad 2 korda. Ja Facebook ongi lahti tehtud. Samamoodi töötab helistamine. Kontakt ja valid kontakti ja helistad. Ja kuidas käib puutekraani pealt kirjutamine? See käib sedamoodi, et sul on virtuaalne klaver ekraani peal ja siis hakkad aga näpuga mööda ekraani libistama. Kui sa tahad näiteks G-tähte kirjutada, siis liigud mööda ekraani, leiad S-i, liigud paremale, ütleb sulle F, liigud natuke veel paremale, ütleb sulle G, siis tõstad näppu üles sealt ja ekraanile ilmubki G. Kuidas kurdi poole pöörduda ja kuidas nendega suhelda, kui sa viipekeelt ei oska? Kurdiga kontakti luues loo kindel silmside, ära vaata mitte kuhugi mujale. Tähelepanu saavutatakse veel õlale koputades, mitte karjudes, et sina seal. Siis on ka variant kindlasti, et kirjutada paberi peale, mis sul mõttes on. Kui paberit ei ole, siis saab kasutada ka telefoni. Kurdidel on oluline, et kui sa saaksid väljendada ka ennast kehakeeles, on elementaarsemad viiped, näiteks kodu ja kell ja näidata suunda kuhugi poole. Ja kurdid on ka väga tublid huulte pealt lugejad. Kuidas saavad pimedad arvutit kasutada? Pimedate puhul on arvuti hästi oluline abivahend, kuna seda kasutatakse nii suhtlemiseks kui ka väga suurel määral informatsiooni hankimiseks. Alates uudiste lugemisest kuni lõpetades erinevate sotsiaalvõrgustikega, näiteks Facebook või Twitter. Samamoodi suheldakse ka üksteisega, kuna pimedate puhul on vaieldamatult liikumine veidikene raskendatud. Linnapildis üksinda liikuda on keeruline, seega on ka keerulisem kokku saada. Niisiis valitaksegi lihtsam variant, ehk siis suheldakse arvuti teel. Arvutis töötab programm, mis loeb ette ekraanil olevat teksti. Seda siis nii internetis kui ka erinevates lisaprogrammides, nii Windowsi arvutites kui ka Macides. Lisaks saab kasutada ka lisaseadet, mis kuvab arvuti ekraanil oleva teksti punktkirjas. Nüüd soovi korral on võimalik seda lugeda, kui ei soovi kuulata, mis arvuti räägib. See on kasulik sellisel juhul, kui on vaja lugeda teksti tähthaaval, näiteks kontrollida suuri tähti või kirjavahemärke. Kuidas pimedad koolis hakkama saavad? Koolis saavad pimedad inimesed hakkama abivahendite ja abiõpetaja abil. Abiõpetaja on tunnis kõrval, näiteks matemaatikatunnis loeb ette, mis õpetaja kirjutab tahvli peale.
või teeb jooniseid spetsiaalsele kilele, mis pliiatsijooni reljeefselt tõstab ülesse. Ja jutustavates ainetes saab kasutada arvutit ja punktkirjakuvarit. kuidas pimedad inimesed üksi liiguvad? No käin Tallinna ülikoolis ja siis liigun igapäevaselt, liigun tuttavaid marsruute pidi. Et kodunt poodi ja siis liikumisel tavaliselt kasutan tuttavate kellegi abi. Et abi kas küsin, kui kuulen poes näiteks, kuulen samme, keegi kõnnib, siis küsin, et kas keegi aitaks mul leida näiteks viinereid või kas keegi aitaks mul jõuda õueukseni. Ja ka ülikoolis on nii, et kas küsin abi mingi ruumi leidmisel. Kui mul saatjat ei ole, on valge kepiga on kell, et häälkell, sellega ma saan teada, kui palju aega möödas on, kuna ma tean, mis kell buss peab Paidesse jõudma, et siis ma kella järgi orienteerun, et kus maal, kui kaugel me oleme. Ise valge kepiga kui liigun, et tunnen ära, kus on astmed, kus on mingid tuttavad kohad, et tuttavad nurgad või puu, et siis tean, kus ma orienteerun, et kus ma parajasti olen praegu. kuidas pimedat inimest aidata saab? Kui inimene märkab, et keegi valge kepiga liigub, ja kui märkab, et inimene näiteks nagu otsiks midagi, et siis võiks julgelt juurde tulla ja küsida, et kas on abi vaja. Pime inimene ütleb, et kuidas aidata, et kuidas käest kinni võtan ja siis, et see, kes saadab, et kõnnib sammu võrra eespool, et siis pime inimene tunneb ka, et kui tema saatja astub või jääb korra seisma, kui tuleb mingi aste või pööramiskoht, et siis teab ette valmistuda. Miks jäädakse pimedaks? Pimedaks jäädakse mitmel erineval põhjusel, ma toon siis välja mõned neist. Et näiteks õnnetused, minu paljud tuttavad on jäänud lõhkeainete tõttu pimedaks, ehk siis valesti kasutamise pärast. Näiteks ka haiguste pärast, näiteks silmavõrkkesta kollapseerumine ehk siis silmavõrkkest kukub kokku. Mina isiklikult olen jäänud pimedaks, kuna ma olen enneaegne. Et haigustest veel näiteks diabeet ehk suhkruhaigus ja ka ajukasvaja tõttu. Kuidas saavad pimedad poes hakkama? Pimedad käivad poes mitmel erineval viisil. Kõige lihtsam viis on sõber kaasa võtta. Aga kui sõpra käepärast pole võtta, siis tuleb poodi minna. Ja kui sa isegi seisad seal ukse juures natuke aega, siis kas tuleb keegi sulle ise abi paluma või pead häält tegema ja ise abi küsima. Väikeste poodide puhul saab ka mälu järgi, kui sa jätad meelde, kus miskit asub, aga oht võib olla nii, et kui asjad ümber tõstetakse, siis ei leiagi midagi sealt üles. Kõige olulisem, mille jaoks abi on vaja, on õigete toodete asjade üles leidmine. Et sa võid selle vorstileti küll üles leida, aga sa ei tea, mis firma või mis tootega tegu on. Ja suurtemates poodides on suht palju neid käike, et sa võid seal lihtsalt ära eksida, isegi kui sa oled meelde jätnud midagi. Kauba eest maksmisel on kas siis pangakaartiga või mina tunnetan ise sularaha suuruse järgi ja müntide ja sentide puhul samamoodi. Et ei ole kunagi probleemi tekkinud. Miks sa õpid viipekeelt?
Viipekeelt peaks õppima seepärast, et see on hästi huvitav ja teistsugune keel kui teised keeled, nagu näiteks inglise keel, eesti keel ja vene keel. See on hästi visuaalne keel, mis tähendab seda, et kasutatakse hästi palju käsi ja näoilmeid. Kurtidele meeldib, kui kuuljad oskavad viipekeelt ja see teeb neil tuju väga rõõmsaks, kui nendega räägib keegi teine peale kurt. Kuuljatele tuleb viipekeele õppimine kasuks juba sellepärast, et saab omavahel suhelda kuskil lärmakas ruumis või siis, kui ollakse üksteiselt kaugel, et selle asemel, et üle toa karjuda, saab omavahel vaikselt viibelda. Kes on juhtkoer ja mis kasu temast on? Juhtkoera tunneb ära tema rakmete järgi. Kui juhtkoer on tööl, siis teda ei tohi segada. Ja millal on juhtkoer tööl, on siis, kui juhtkoeral on rakmed peal ja ta kõnnib või istub. Keskmiselt teeb juhtkoer umbes 40 käsklust. Näiteks otsi parem tee, otsi vasak tee, otsi sebra, otsi pink, otsi trepp, otsi uks. Ja siis inimene peab ise ka orienteeruma, et saada koerale öelda käsklusi, et kuhu ta minema peab. Ja siis niimoodi käiaksegi juhtkoertega igal pool. Kuna juhtkoer on nägemispuudega inimesele väga suur abimees või abitüdruk ehk siis asendamatu abivahend, siis tegelikult juhtkoeraga võib käia igal pool. Nii taksodes, ühistranspordis, kohvikus, teatris, kinos, arsti juures, kus iganes.